Nii, see on siis Pööriranda 26 ja sajab vihma ja sajab järjest rohkem, et 24 tunnist võib-olla mingi 7-8 on sellist, kus ei saja, vähemalt minu rajaplaneeringuga. Ja siin inimesed juba kogunevad. Põhimõtteliselt on 46 minutit pärast saab kätte manifesti. Manifest ütleb seda, et kui palju need punktid väärt on. Siin on palju punkte, kategooriad. Kuskil on siin mõisad, äkki see M on mõis võib-olla. Mingid random punktid, siis on poolsaared on seal, kivid on C on cliff, õige. Allikad, kauplused, põhimõtteliselt käib siis nagu Tallinnast, see paistab, et siin kas see Hawaii pood on vist kõige, või see, mis iganes kivi seal, Viimsis on kõige läänepoolsem punkt ja siis kõige idapoolsem punkt tundub olevat kas Kalvi mõis või Üljaste järv. Kõige põhja pool on seal üks poolsaare tipp ja kõige lõuna poole peal on siin Jõekülas on üks Allikas. Sükene plats, sükene massiivne plats. Ja siis nüüd paariteist minuti pärast me saame kätte manifesti, mis ütleb, et kui palju ükski punkt väärt on ja kui palju saab boonust. Näiteks, kui sa võtad kõik poolsaared ära, siis sa saad tõenäoliselt mingi boonuse. Või kui sul jääb üks random punkt võtmates, siis ka mingi boonuse. Et minu kurikaval plaan on maksimeerida, vist oli see random boonus ajada maksimumi, mõisad ajada maksimumi. Ma jätan välja siit ühe mõisa, mis on mingi Ingliste mõis. Et see seksjon on täiesti out ja siin on need keelualad ka veel. Põhimõtteliselt ma alustan sellist vastupäeva ringi. Ambitsioonikas plaan on siis minna kuskile siia Väinjärve mõisani välja ja siis hakata siit üles ronima, ka see Uljaste järve võtta Kalvi mõis ja siis tulla siit. Siia ma jõuan kuskil öösel, see on umbes 250 kilomeetrit, see on umbes 12 tundi mulle. Siin ootab mind Statoil 24 tundi. Burger, kohvi, jäätis, koola, kõik niisugused möllud. Ja siis on umbes 100, ma ei teagi, mitukümmend kilomeetrit sealt veel ikkagi on tegelikult. Et mul on ambitsioonikas plaan on minna võtta ära ka siit see pood ja saada ka poodide boonus ja saada random. Kokku 3 boonust on ambitsioonikas plaan. Ja vähe ambitsioonikas plaan on see, et ma võtan siit otse alla. Ehk et siit Kolga mõisast lõikan otse finišisse. Et on selle pauna välja. Aga see selgub töö käigus. Et kuidas see ilm ja vastupidavus ja kõik muud asjad on. Aga nüüd ma liigun siis manifesti järgi ja siis vaatab edasi. Ja nüüd on vähem kui tund stardini. Vaja oleks välja vahetada kett, käiguvahetaja, jooksud ja võib-olla ka raam. Sadul võib jääda. Meeletu. Nagu me näete siin mingisugusest laske täpsusest rääkida ei saa, siin on umbes 13 noolt lihtsalt mööda lastud ja loom on elus jätkuvalt. Kõik ootavad manifestide jagamist. Ühtlasi toimuvad viimased registreerimised. Väike kohvi. Pole võib-olla paha, mõte. Siin on paremad positsioonid raja planeerimiseks juba võetud. Neli minti stardini. Rattad on kõik siia laotatud. Inimesed on kõik sinna laotatud. Ja siis kui on start, siis joostakse. Pulss niimoodi 85-95 loodetavasti. Ja 185 just. Imeline ilus ristiku väli. Droon tõuseb, pöörab, tibutab. Vähekene meeleolu esimese veerandtunni järel. Et umbes 1% on siis sõidetud.
hoian ilusti võimsust ja muudkui veeren. Praegu 25 kilti tunnis. Jaa, sajab. Viilaante, juhuu! Sõidetud 50 minutit. Järva-Jaanis oli mingisugune rattasõit, kuhu ma sisse sõitsin, selles mõttes, et nagu vastassuunas sõitsin mina. Õnneks oli sõitjad väga vähe ja väga hõre. Midagi hullu polnud. Mulle meeldib, et see silt on mitmuses, et siin on nagu mitu võistlust korraga. Et siin on mingi Järva-Raani rattaralli ja siis on siin ka Karilu poe juures kohtusid suurem hulga kaaslastega. Meeste punt, taga on üks naiste punt, üks üksik tuli. Allikas on lõunapoolsel punkt vajal. Sikkust asja tulime vaatama. Palju puhast vett. Oh ja, aku sai enne tühjaks. Nüüd viitsisin vahetada lõpuks Roela mõisas. Selline imposantne mahajäetud puuehitis. 7,5 tundi sõidetud ja ma arvan, et mingi 140-150 kilti jätsin, praegu ei ole vaadanudki. Ühe punkti jätsin ära. Plaanis on järgmine pätsakas süüa. See on minu enda leiutis. Pärast räägin. Ja siis kihutan edasi. Äge. Aravuse silla peal siin kästi kokku lugeda need lukud. Neid on siin 3 tükki. Mingi vana pais. Võib-olla on siin kuskil veski olnud, loogiline. Niisugune värk. Sajab mõnusalt. Nii. Kell saab kohe 9 tundi sõidetud. Märg on see värk siin. See on siin Mõdriku täkusammas. Kohe saame teada, miks see tehtud on. Mingi mõisnik. Niisugune kaunis niidukene. Mingi mõisnik. Mingi täku auksta püstitas. Vaatame kohe, mis siit otsitakse ja täidame ära. Tšau. Selle koha nimi on Ulvi. Ülesanne kummal pool ust on väike latern, vastus paremal. See pool on kahjuks juba ammu kinni. Tässä on suhke mõisakene. Suhke järvekene. Ja, tore. Uljaste järve ääres jälle ei lähe ühtki võistlust mööda, kus selle äärde ei saaks tulla. Ikka tore väike järvekene. Issand, kui soe vesi! Uskumatu! Täitsa crazy! Nii. Vaatame, mis ma siin pean midagi leidma. Ülesande ülesse. Kohe otsime ülesande ülesse. See on väike silt tee nimega, mis tee see on okei? Nooda tee. See on Nooda tee. Sellest Nooda teest
vähid. Aga siis ega midagi. Siin on minu ülesanne hinnata korsta seisukorda skaalal 1–10. Vau, siin on mingi veekogu ka väikse paisuga. No minu arust on see väga heas korras korsten. Ma ütleks, et see on ma ei tea, 8, 9, midagi sellist. Väga võimas. Oppadi, siuke laine. Lemmiklind, rokirääk. Taustal komb. Seal ees on ka mingisugused tornid ja suht võimas. Tada! Tere tulemast kirikusse. Nii, Statoilist lahkutud. Esimene punkt, Kavastu tuvitorn. Küsimus oli, mis on aastaarv ukse kohal, see on 1869. Ja nüüd edasi Palmsasse ja siis vaatame, mis saab. See on siis põhimõtteliselt nüüd päikesetõus, seekord sedamoodi. Või noh, veel ei ole tõusnud, aga poolpäev tunni pärast või miskit. Ikka veel udutab niimoodi. Ilve sees lubati, et läheb taevast selgeks. Eks näed, kuidas sellega lähed ja mis kell see läheb. Nii, väike ring Palmsis. Paviljoni seisukorda. Hinnata paviljoni seisukorda. Väga raske on hinnata. Läbikäik on keelatud. Ilmselt siis on seisukord halb. Augud. Jõhker asi on see ehitatud. Jah, seisukord on halb. Vaade on muidugi magic. Siuke järv. Ühel pool järv, teisel pool järv, issand jumal. Siin on siuke pjedestal veel. Ja romantika pomm. Midagi päike tuleb välja, ma arvan. Varsti.
Nõmme vesti. Võimas kanjon. Akvedukk, siis hüdroelektrijaamale vett üle jõe eritusse. Ehitamine. Küsite mitu posti peal see seisis, lugesin 21 posti kokku. Halvad rajavalikud. Sellise tee valisin. Õnneks liiga pikk ei ole, aga 100 meetrit ikka mõttetu. Juba jälle. Kõik kohad on võistlusi täis. Või need on siis meie võistluse auks pandud. Hästi loogiline. Jah, ma arvan ka. Selgus, et võistluse nimi on tipust topini. Nad jooksevad. Suure munami otsast, eks ole? Jah, okei. Tuleb ilusa rahuliku sammuga, pika, tiheda. Heia, Saida, läks! Lõpp on kohe käes. Viimane pingutus on lõpus spordiaeg Saidla kohe. Juua ka, läks Saidla. Suru nüüd. Heia. Nii tuleb panna. Läheb Saidla. Läheb, hästi. Heia, lõpp paistab. Okei. Siin on nüüd Aegviidu siniallikad. Kui päris suur kraater. Päris mitu allikat. See on nüüd eelviimane punkt. Lõpuni on vähem kui 10 kiltsa. Which is nice. Ja viimane punkt. Rehessaare rändrahn. Küsimus, mitu puud kasvab vastu kivi. Ma arvan, et kokku on veel vahe. Nagu need, mis on tõesti vastu kasvavad. Üks, vau, selline lame. 2. Ja tundub, et see ongi vastus. 2. Aga tehtud. Tagasi siin tee peal üks mõnus mudaauk. Võtad ratast isegi võtma. Finišis on nüüd. See punkt oli väärt üks punkt, mida ma võtsin. See oli hästi lähedal võistluskeskusele. Loogiline, et alguses kõik jooksvad seda võtma. See on nagu tee. Teagi, kus siit parem minna on. Vahet ei ole, need on niikuinii plögased. Siin on kivihunnikulised inimesed on kõvasti laudu tassinud. Aga abi sellest ei ole. Jep. Nii. Me kanname su üles. Ei, ma saan hakkama. See on siis 22 tundi ja 43 minutit hiljem ma olen siin tagasi. Kõik, Finn. Nüüd tuleb veel tulemused ära anda.
finišeeritud manifest ära antud. Nüüd ma panen oma asjad jalust ära, võtan oma sauna asjad, lähen pessu ja lähen sööma. See on see tsitaat selle sõbrad, Monika. Teate küll.